sisu peaks olema ikkagi koostöö omavaheline tellija, ehitaja, projekteerija ja teatud hetkedel ka järelevalve, et neil kõigil oleks ühine eesmärk, mida tehakse ja oleks kokku lepitud tööpiirid, et mis keegi siis teeb ja mis ootused ühel või teisel osapoolel kellegile on. Et mina ütlen, et me oleme siin siseselt teinud nüüd kinnisvaraga siis 3 alliansi lepingut ja nüüd on välistellijaga juba teine leping alliansi põhjal ja paar tükki oleme veel teinud ja kõigi osapooled on jäänud lõpus rahule. Et ehitus on muidu niisugune, mina ütlen nagu masendav, et algul kui leping sõlmitakse, kõik naeratavad, nurgakivipanek on ka naeratav, aga siis kui maja valmis saab, siis võib-olla öeldakse ilusti, aga tegelikult ikka hästi rahul ei ole, et aga me ei ole kunagi aru saanud, et mis selle tingib nagu sellise olukorra. Oleme teinud siis päikseparke ja hetkel siis teine projekt on käsil Mercedes-Benzuga, kes siis Vehole teeme. Kui tavalepingu puhul lepitakse kokku kvaliteet, mis on ka alliansi puhul, lepitakse kokku üldjuhul hind, mille eest saada, siis alliansi puhul on see, et lepitakse küll sihthind kokku, mis tähendab seda, et kuskil vahemikku, kui jõuab see hind, et siis on okei. Kui läheb ülesse või allapoole, siis lepitakse kokku, et kes need kulud nagu katab. Ehk mina ütlen, et see vähendab ehitajal teatud riske, küll suurendab tellijal, aga mina ütlen, et tellija tahabki lõpuks seda maja saada, et kui me vaatame seda maja ainult nagu läbi hinna ja kvaliteedi ja 2 aasta jooksul, mis on siis ehitusgarantii, siis see on liiga lühike periood, et tegelikult tuleks ju vaadata 20 aastat, maja ise on ju 50–100 aastat ehitame, aga paarikümne aasta jooksul võiks nagu tehnosüsteemid ja asjad nagu ikkagi välja vahetada. Et see on võib-olla kõige suurem erinevus, et seal sekkub nagu tellija rohkem või jõulisemalt sellesse protsessi ja võtab ka endale siis suurema nagu vastutuse. Ja see panebki siis ka teda tööle ja ta on rohkem kaasatud, teab, mida ta maja juures tahab, et ma ei tea, kõige lihtsam näide tuua võib-olla, et kui me räägime mingist ventagregaadist, ütleme, et kui hinnad on ühe hind ja teise hind, aga kui ütlen, et ühe puhul on hooldust vaja teha iga poole aasta tagant, teisel iga aasta, see on üks mõttekoht kindlasti. Ja kui ühe puhul näiteks on vaja 3 meest sinna ja teise puhul saab 1 mehega hakkama, need on jälle argumendid, aga nüüd ongi küsimus, et kas sa vaatad seda tervikuna ja pikka vaadet või teed selle otsuse lühikeselt ja lihtsalt mingi numbri pealt. Ja niimoodi käiakse tegelikult kõik hanked ja asjad tellijaga koos läbi, et saab ka alliansis kokku leppida. Näiteks meil on teatud summa juures otsustame üksi ehituse poole pealt ja mingid suuremad asjad siis on kaasatud nagu tellija ka sinna. Aga see on puhtalt usalduse küsimus, et kus kohas see piir on ja kuidas keegi tahab näha seda. Täpselt nii. See ei tähenda, et ka teise puhul ta ei ole seal, aga päeva lõpuks ta ikkagi vaatab siis lihtsalt ehitaja otsa, aga nüüd me vaatame koos, me teeme need koos ühisotsused ja alati ei pruugi ju sa teada, et mis on tellijale hea või halb või kuidas tema seda asja näeb. Et see ongi nagu ju siis arutuse koht, kus sa saad seda alliansi, siis tulebki selle võlu välja. Samamoodi ju, kui midagi me saame turu pealt teada, et näiteks sellist toodet ei pakuta või sellel tootel seal mingil objektil oli sellega probleeme, siis me saame ju selle kohe välja tuua ja öelda tellijale, et meie arust ei ole seda mõistlik, või et ennem kui me otsustame, lähme käime sealt platsi peal ja vaatame ära. Küsime tellija arvamus, küsime haldusfirma arvamus, kõik on see võimalik. Aga kui sa oled nagu lihtsalt lõpphinna summas kokku leppinud, mis sa siis enam räägid, et siis valid selle, mis on võimalik ja paned selle ära. Teadmata, mis see tagama võib olla. No see on juba kokkulepe, et kuidas seda teha, aga sul on vähemalt mingi piirid, et sa ei ole nagu kogu aeg nii-öelda ühes numbris, kus sa pead siis jõudma. Kõikide projektide puhul on jäänud raha üle, mida oleme pidanud või saanud jagata tellijaga, ükstapuha kumba pidi siis võtta. Ja on kõik rahule jäänud, see on ka oluline, mina ütleksin nagu. Pigem see raha ülejäämine ei ole tingitud sellest, et me nüüd saime teha kõige odavama maja, vaid see ongi pikem vaade,
et nagu ma ennem välja tõingi, et kas mingi läbi hoolduse või mis iganes, kus ta siis selle raha tagasi teenib enda jaoks. Ma arvan, et see on nagu tingitud sellest, et tellijad pelgavad, et tahaksid, et leping oleks kindlalt enda käes, et kardavad riske võtta selles osas ja ongi, et kuna ta on uus asi, siis lihtsalt arvatakse, et see eelarve ei pea paika või et läheb kallimaks, on ju. Et mina seda täna julgen küll kinnitada, et meil on läinud hästi kõigiga.